Pikad järjekorrad toidujagamise kappide juures või siis spetsiaalsete aktsioonide ajal, nagu see mõni aeg tagasi Tartus oli, on suhteliselt tavaline pilt. Inimestel on seda vaja, sest lihtsalt surve rahakotile on suur, häid alternatiive ei ole palju. Selliselt kas toidukappide või siis Toidupanga kaudu saaks seda teha suuremas mahus. Paraku leiavad asjaosalised, et kaupluse ketid ei tule sellega kaasa. See, et sa ütled, et sul ei teki mingit ülejääki, see on täiesti välistatud. Pigem on küsimus selles, et mis sa selle ülejäägiga teed, et kas sa annetad selle niimoodi, et see ei ole näiteks Toidupangale annetatud, sul on oma mingi tehing näiteks mõne talupidajaga tehtud või sa saadadki nad hävitamisele või on sul veel mingi neljas variant, et põhimõtteliselt igaüks praegu sellises olukorras, nagu meil seaduses on, et me ei pea tegelikult mingit aru andma selle kohta, mis me nende toidujäätmetega teeme. Paradoks ongi selles, et mida täpsemalt tellida, seda vähem on ka lõpuks annetada. Ja ka inimeste teadlikkus on ka väga palju kasvanud, et me teeme neid allahindlusi kuni –50% sildiga, et neid on ostetud aasta-aastalt üha rohkem, et inimesed oskavad neid otsida. Lihatooteid mõnakse kas või sügavkülma siis, et jah, teadlikkus on kasvanud ja võib-olla ka selle läbi on siis paremini toit ei lähe prügikasti. 5 aastat tagasi rootslaste poolt tehtud uuring näitab seda, et Eestis koguneb toidujäätmeid aastas umbes 20 000 tonni. Sellest ringlusesse pääseb nii umbes pool kogusest. 10 000 tonni aastas hävitamisel kuuluvat toitu on aga suur kogus. Ma näen, et mõned kätid on väga tubli, näiteks Rimi pingutab iga päev, et meile anda see toit, mis nad ei jõua enam müüa, aga me näeme ka, et mõned teised kätid see olukord ei ole nii hästi organiseeritud lihtsalt ja see nõuab natuke lisatööressurss, et õhtu veel sorteerida, pakkida ja veel edasi anda. Me saame öelda, et näiteks 2025 võrdlus 2024 10% vähenes meil jäätmete kogus, toidujäätmetes. Kuna regulatsioonid on karmid ja eriti toidukaupade puhul, kus peal indeks kõlblik kuni, tuleb väga kiiresti see võimalikku toiduringlusesse saada. Toidujagajate põhimure on see, et näiteks sellised allahindlusega tooted, kus allahindlusprotsent on lausa 50%, hoitakse kaupluses sees kuni pea kaupluse sulgemiseni ja siis on neid väga raske juba laiali vedada, ehk logistiliselt on keeruline neid tarbijatele kätte tuua ja sellepärast need toidud jäävadki siia kauplusesse ja lähevad pärast hävitamisele. Kaupluse soov on ikkagi kauba eest viimase minutini raha saada. Samas heidetakse neile ette, et pigem tuuakse ringlusesse pagaritooteid, mis oma realiseerimiselt on paindlikumad. Piima- ja lihatooted nõuavad ka eritransporti. Iga pool oleks vaja natuke rohkem pingutama ja lihtsalt seda natuke varem ära anda, siis oleks võimalik seda päästa ja edasi anda. See on väga oluline, sellepärast Eestis see toimetulega toetus ja pensionid on väike ja palju inimesed on lihtsalt seda toiduabi vaja. Toidupangale antakse, aga samas me teame ka Toidupanga kaudu, et tegelikult see ei ole nii roosiline olukord, et ikkagi eriti sellised kõlblik kuni tooted just, millega peab kiiresti ümber käima, siis Toidupangal on ka tegelikult neid raskem edasi jagada, et neid, ma arvan, jõuab prügikasti väga palju. Meil on 74 kauplust, iga kauplus teeb otse koostööd iga koostööpartneriga ja vastavalt oma võimalustel, kuidas neil planeeritud on. Kõikide koostööpartneriga on oma lepingud, mida konkreetselt annetatakse, mis ajal, mis on võimalus, kui ei ole võimalik sel päeval annetada, antakse ka jooksvalt alati teada, et oleks ka see info tagatud. Muidugi võimalikult vara ja hästi soovime seda teha, aga kindlasti peab arvestama, et meie eesmärk on ka toitu müüa. Näiteks Selveril on 20 koostööpartnerit, kes tegelevad toidu jagamisega erineval moel. Seega pole võimatu, et just konkreetsed toidujagajad jäävad mingil hetkel vähemusse. Neile lihtsalt ei jagu. Plaanis on Eesti kohta teha ka värskem uuring, mis valmib aastate 2024 ja 2025 põhjal. See peaks valmis saama sügisel.